Soomaa rahvuspargis on Eesti suurimad sood, lammimetsad ja niidud. Pärnu madaliku jõgede, Navesti, Halliste, Raudna, Kõpu ja Lemjõe vahel asuvad Kuresoo, Valgeraba, Öördi ja Kikepera sookaitsealad ning Halliste puisniit. Soomaa rahvuspargi maa-ala on tohutu, 370 ruutkilomeetrit. See ulatub Viljandimaa, Suure-Jaani Vastemõisa ja Kõpu vallast, Pärnumaa, Vändra, Tori ja Paikuse vallani välja. Soomaa metsad, niidud ja luhad on taimestiku poolest liigirikkad ja väga mitmekesise kooslusega. Siin on palju loomi ja linde ja mitmesuguseid muidki elukaid. Inimene on pidanud Soomaal olles kohandama oma tegevuse looduse järele. Soomaa külad kannatavad mitte ainult muust maailmast eraldatuse, vaid ka sagedaste üleujutuste all. Tõramaal on käibel ütlemine. Meil on 5 aastaaega. Kevad, suvi, sügis, talv ja suurvesi. Suurvee põhjustab kevadisel lumelagunemisel tekkiv tulvavesi, mis otsib Soomaalt teed Pärnu lahte. Soomaa jõed algavad Sakala kõrgustikult, kus maapind on künklik ja kõrge ning ärajooks kiire. Seejärel jõuavad need Pärnu madalikule, soostunud metsade ja rabade vahele ning muutuvad aeglaseks. Madalikul korjab Soomaa veed kokku Navesti, et juhtida need Pärnu jõkke. Halliste jõgi voolab Navestile aga peaaegu risti vastu ja peab ühtima sellega 160-kraadise nurga all. Niisiis, Halliste vetel on vaja Navestisse jõudmiseks teha täispööre tagasi. Lumesulamise ja suurte sadude ajal tekib jõgede ühinemisel tropp, vesi valgubki üle kallaste kaugele laiali ja moodustub üleujutusala, mis on suur 30–40 ruutkilomeetrit. Soomaal suurvett ei kardeta. Selle saabumise eel tehakse alati ettevalmistusi. Ometi on see nagu rikka sugulase küllatulek. Vesi hakkab rabadest, lumeräbu ees veeretades tasase kohinaga välja valguma ja kohale jõuab ikka ootamatult. Kuusekääral Raudna jõe ääres elab Indrek Hein oma perega. Üleujutuse ajal saab temast otse kui saare elanik. Mul läheb juba ikka 30 siin jookseb. Ma ütlen, nüüd 2 aastat ei olnud vett, siis oli juba imelik hakkas, et midagi on viltu. Vanasti kolisid inimesed suurvee ajaks toast laka peale. Viljakirstud tõsteti pukkidele ja puuriidad köideti aia külge. Liikumiseks kasutati lootsikut. Sellega käidi lauda juures loomi talitamas ja kuuri alt puid toomas. Vanasti oli ühepulootsik kõige hädavajalikum tarbese ja igast talus oli kohe mitu haabjat. Tänapäeval näeb Soomaa jõgedel aga sagedamini moodsaid paate või plastikust kanuusid. Et Soomaad loodushuvilistele paremini tutvustada, korraldab rahvuspark igal kevadel ja suvel paadimatku. Saarisoo talu peremees Aivar Ruukel aga kanuuga sõite. Tule istu paati ka. Niimoodi. Oi. Ma kutsun inimesi matkama siis kogu suve vältel ja ka septembrikuus, kuid teatud mõttes on võib-olla kõige ilusam just see suve algus, kui praegu toomingud just hakkavad õitsema ja linnud on väga laululembelised. Alates 1996. aasta suvest korraldatakse Saarisool aga ka haabja valmistamise laagreid. Soomaa rahvuspargi direktor Tõnu Kütt ja Saarisoo talu peremees Aivar Ruukel on olnud selle mõtte algatajad. Laagri eesmärk on taastada omalaadse veesõiduki ehitamise oskused. Veel on alles mehi, kes seda kunsti mäletavad. Need on vanad haabjameistrid Jüri Lükk ja Jaan Rahumaa, kes enne laagrit väitsid, et viimased 30 aastat pole neil seda tööd vaja teha olnud. Räägi, las ma lasen. Jaan, las ma lasen, küll ma hakkama saan. Meister Jaan Rahumaa kõrval alustas tööd ka Soomaa spetsialist Ain Jürisoo, kes 10 kuu pärast laagrisse tulnud meestest kõige esimesena oma haabja vee peale välja tõi.
Saarisoo laagrisse tuli tol korral kohale isegi filmimees Mark Soosaar, kes on oma silmaga näinud ühepulootsiku tegemist mitmel pool maailmas. Tema näitas õhtul küüni all oma filme Siberi rahvastest ja Ameerika indiaanlastest, samuti Eesti mehest Jaan Rahumaast. Jaan hakkas hommikul laotama ja õhtul hilja, kui päike looja läks, maikuuses on see üles võetud, kui ma ei eksi. Haabja valmistamine on tõesti aega ja oskusi nõudev töö. Kõigepealt tuleb leida sobiv puu, ilus, sirge ja oksteta sihvakas haab või pärn. Paadipaku pikkus peab olema vähemalt 6 meetrit. Tema ladvapoolne läbimõõt ei tohi olla väiksem kui pool meetrit. Ja puu tuleb maha võtta talvel, siis, kui ta on nii-öelda surnud. Esimene töö haabja valmistamisel on haavapaku koorimine. Meister Jaan Rahumaa on öelnud selle kohta, et see töö on sama raske kui karult naha maha võtmine. Kui koor on tüvelt eemaldatud, on tooriku kühmud ja oksakohad hästi näha ja paadikeret parem planeerida. Enne kui haabjale hakatakse väliskuju andma, valitaksegi sobiv külg põhjaks välja. Siis antakse tüvele kirve ja höövliga sigaritaoline kuju, seejärel pööratakse haabja toorik põhja peale ja algab sisemuse õõnestamine. Haavale veetakse pingul ja tahmaseks tehtud nööriga kriipse ja jutte. Jaan Rahumaa joonistab oma käega tüvepakule ovaali. See ovaal märgib tulevase paadi pardaid. Meister mõõdab sentimeetri rihmaga, aga ka oma täpse silma ja kogenud tundega. Peagi saab paadikere märkidest ja kriipsudest nii ruuduliseks nagu kodus köögilaualina. Nüüd aga algab aega ja kannatust nõudev töö, sest paadi saab seest õõnsaks vaid käsitsi raiudes. Tänapäeval aitab mehi veidiga siiski juba mootorsaag. Ja jõudu saavad need mehed sellest, kui nende kenad noorikud neid üle aia vaatamas käivad. Läbisaetud servadega klotsid saab hõlpsasti kätte. Algul töötavadki mehed ka oma kirvestega üsna julgelt. Nii, kiht kihi haaval õõnestatakse paat aina sügavamaks ja sügavamaks. Mida kaugemale paadi sisemusse meister pääseb, seda ettevaatlikumalt peab ta edasi raiuma. Lõpuks tuleb künakirvega eriti osavasti ringi käia, sest haabjasse ei tohi tekkida liiga sügavaid sälke ega lubamatuid auke. Võib küll juhtuda, et mõnest oksakohast lööb paadininna või küljele pragu sisse. Siis tuleb tulevase lootsiku pära või vöör terasest poltidega kokku suruda. Suse kindlaks määramiseks puuritakse selle keresse aga peeneid auke. Need täidetakse paraja pikkusega tikkudega. Tikud annavad töömehele märku, millest kaugemale ta õõnestada ei tohi. Mõõta võib ka lihtsamalt, naaskliga. Paadi külgede paksuseks jääb 2 ja põhja jämeduseks 3 sentimeetrit. Pärast mitut päeva rasket tööd on paatide tegemise tööjärg nii kaugel, et mehed istuvad korraks maha ja teevad ühe tõsise piibu. See on hoovõtt. Ees ootab ühepulootsiku laotamine. Teine näeb jälle. Laotamine on ka kunst ikka, vaata, et ta kurivainult sedasi ei ole. Kaks vahtri pulilauda ja. Kaks vahtri pulilauda lõpus. Jaa, selleks, et kõik, mis kõrvamus on mõmmel on, teine kõik vajus välja. Vaata ei pannud tähele ja läks lohaki. Selle lootsikuga võid ka teha midagi. Jaa, küll, midagi minema. Sõitke nüüd ka paadiga, sõudke ka. Paat laotatakse laiaks tule ja veega. Kõigepealt teevad mehed 2,5 parrast umbes meetri kaugusele lootsiku pikkused lõkked. Paadi otsad on selleks ajaks traadiga kinni pingutatud ja põikpuud paadi servade vahele surutud. Toorikusse valatakse vesi ja selle külgi hakatakse niisutama kõigepealt kasevihaga.
Et paadikeha painduvaks muutuks, peab see kogu aeg olema niiske ja soe. Vett tuleb paadis pidevalt loksutada ja lootsikut ennast palju kordi küljelt küljele keerata. Lõkked ei tohi kustuda ega ka liiga suureks paisuda. Lootsik surutakse laiemaks väga pikka mööda. Meister Jaan Rahumaa paneb 2 külje vahele hoolikalt aina pikemaid vetruvaid lepapulki juurde. Aega läheb tund enne kui haabjas tähelepaneliku valvamise all oma õige kuju võtab. Mark Soosaare filmis laotati ühes puust lootsikut hommikust õhtuni. Saarisoo laagris kestis see töö päeva lõpust alates läbi öö kuni varahommikuni välja. Kümme kuud on vahepeal mööda läinud. Ain Jürisoo elab Kildul. Tema sõber Joke on tavaliselt esimene, kes võõraid aia äärde tervitama jookseb. Peremehel endal läheb kuuri all rohkem aega. Lõpuks nad pojaga tulevadki. Eelmise aasta jaanipäevaaegne töö otsapidi käte vahel. Taas on kevadtalv ning Soomaal, nagu ikka, jää lagunemise ja suurveaaeg. Isale ja pojale on see päev aga siiski erilisem kui mõni teine. Nende 10 kuud tagasi välja tahutud haabjas ühepulootsik saab lõpuks ometi vee äärde ja ristitud. Leket ei ole põhjas või? Ei näe praegu. Massiliselt vett. Täitsa ujub või? Kööga on küll ikka. Ain, öelge, eks esimest korda sellise lootsiku vette lükkamine ole vist eksamitöö nii mehele kui sellele paadile endale ka? Noh, eks ta ole jah. Minul oli ta tõesti esimene, mis eelmine aasta sai alustatud ja nüüd siis sai lõpetatud kevade poole. Mis hinde te endale panete selle töö eest? Vigu on palju. Näiteks? Noh, kas või kaarte tegemine, mida ma ei oskanud nagu ise hästi teha ja ta on nagu oma käel tehtud lihtsalt kaugema juhendamise alusel. Aga muidu vast ehk 4 on ära. Öelge, Ain, miks teile seda lootsikut vaja on? Seda, mida on vaja ühest puust välja koorida ja tahuda ja veega leotada ja tulega kõrvetada. Miks teile seda vaja on? Ausalt öelda mulle hakkas meeldima selle tegemine, omapärane ja kõik asju tuleb elus proovida. Mina ei tea, kuna vaja võib. Kuhu te sellega nüüd, kui ilmad soemaks lähevad, edasi sõitma plaanite minna? Noh, ta on ikkagi mõeldud ühesõnaga Soomaa rahvuspargile ja hakkab Soomaa rahvuspargi jõgedel sõitma. Ma usun, et nii mõnel kasjuvõisel on võimalik temaga siin Navesti või Raudna või Alliste jõel sõita. Et ühe tööga nii palju on vaeva nähtud, siis vahel inimesed ütlevad, et sellel ühepullootsikul on ka sellepärast oma hing. Kas teie nii romantiline mees olete, et usute, et sellel lootsikul siin on oma hing? Noh, igal asjal on oma hing. Ja kui ikka südamega tehtud on, siis kindlasti see hing sinna sisse ka jääb. Usun küll, ega vaeva on täitsa tõesti nähtud. Ja on veel lihvida, kui tahab. Pikapeale saab taas haabjast Soomaa sümbol. Ühepupaat on üks kultuuripärandi osa. See tõstab Soomaal elavate inimeste enesehinnangut ja annab neile tulevikus ehk töödki.